Siin me nüüd oleme. Eestimaa ära suratuse. 55-aastane. Õpihimuline. Tantsuli hoidse vasempa, seda on tantsid kõige rohkem. Kõik kokkutulekud algavad selle looga. Oleme olnud väga paljudes Eesti paikades. Ja paljudes kohtades ka saada. Mul on midagi Adaveres oli kokkutule ja seal õpetas meie sõber, ETL ja asutaja pikaaegne juht Kristjan Torok meile erinevaid variante perekonna valmistusest. Ja mis imeline, juba järgmisel õhtul vabatahtlikult esitasime me need Põltsamaa Lossi restoranis ühel kohaliku mehe sünnipäeval. Sünnipäevalaps oli lausa sillas. Loodame, et ta mäletab seda ka veel täna.
Vennova. Viimast korda kohtusime 15 aastat tagasi. Ja nüüd siin Võrus uuesti. Vaata sinna. Sünnib uus päev. Vaata, kuidas punnitab ja punetab, aga ta tuleb. Tallinn, päälinn, roheline linn varsti. Olnud ka Euroopa kultuuripealinn. Seal me olemegi tegelikult kõige rohkem kokku saanud. Aga millegi pärast saanud ka kõige vähem tantse. Sealt ainult ühe olemegi saanud. Noh, ja mereäärne värk, mis seal salata. Mereäärist ikka. Randlane. Orissaare rahvamaja ööklubis tekitati ETR-i nimeline varieteetantsurgrupp. See tegi niisuguse etteaste, et isegi osadel ETR-lastel jäi suu lahti. Järgmisel päeval aga, et hoogu maha võtta, pöörduti sügavuti kohalikku pärimuskultuuri. Ja naised käisid ümber Orissaare rahvamaja nii kaua, kui laul pähe jäi. Sisse ma võtan mulgu ja võtan augu, kus mullu oli mulgu ja ammu oli augu. Marikuai oli variseenu, kaks vili oli kahju teinu, kus iga oli sisse hännu ja kahju raha teinu. Ka suvepealinn Pärnu on olnud meie kokkutulemiste koht. Sealt õppisime kaasa kokitantsu, aga see, ärge mõelge, ei ole vihje Pärnu sanatooriumile. Ega ei ole ka mõeldud ja vihjet antud siia popiks kujunenud Keppi kõnnile.
päev on sündinud. Punastab nagu neitsi, kui esimest korda ilusat poissi näeb. Sindis oli kokkutulek lausa 10 päeva. Vanest olidki suvel 10-päevased kokkutulekud ETR-il. Aga Sindis oli päris orjastav olemine. Elmi Tohvermann õpetas mõtestatud treeningut, Helju Mikkel tantsukompositsiooni ja ega üks pidi tegema tükikese tagurpidi polkat. Läti tantsujuht õpetas 2 tantsu, üks nendest Stuudium, no neist igavene võhmakas. Leedu lektor õpetas Leedu tantsu trampolkis. No see võrdus 400 meetri jooksuga, eriti siis, kui kuri hundi koer selja taga jookseb. Oli õhtu ja me olime päris väsinud sellest orjastavast tantsimisest. Küsisime Leedu lektorit, Antanas oli ta nimi. Õpeta palun meile üks Leedu rahvamäng. Ta mõtles hetke, ütles Parobliu. Ahah, pikemalt mõtlemata läks mäng kohe käima ja oli teine päris pikk. Lõppes alles hommikul kell 4. Nüüd siis orjastavast laagrist võtsime kaasa orja polka. Kahju, et see elamine meile seal kitsaks jäi. Seal talvises metsas oli alati nii hea tööõhkkond. Vaba aeg, mida loomulikult oli napilt, kasutati liu laskmiseks. Kel kelku ei olnud, lasi isikliku kelguga, mida rahvas kutsub istmikuks. Kui tasakaal ära kadus, siis läks sõit edasi jakil ehk selili. Aga jakid jäid kõik terveks. Tähendab, olid hästi õmmes. Sealt õppisimegi selgeks tantsu inglisjakk. Ristilava. Lava. Diagonaalis. Käis otsa. Viimased kokkutulekud on olnud meil ka Uulus, kus on väga ilus spordi- ja kultuurikeskus. Viimasel korral hullutas Uulu naisrühmeid igasuguste uute ja vanade tantsudega. Nad panid meid proovile, kas me vastu veame. Parimad pidasid. Üks eriti võhmaline tants, mida nad meile seal õpetasid. Eriti võhmaline on siis see, kui seda näiteks veerand tundi jutti tantsida. Selleks on oopervalts.
mitu korda on ETR olnud Tartus, aga ikka ei räägi keegi ETR-i vaimust, mis Tartusse on maha jäetud. Võib-olla on Tartu vaim Tartuga sama palju seotud, kui meri on Tartuga seotud. No see, mis Tallinna külje alla. Aga Tartust me igal juhul õppisime kaasa küll ühe loo, mille nimi on Meremeeste valss. Põltsamaa peab ennast Eesti veini pealinnaks. Põltsamaa on üldse üks väga tore ja rikas ja hea koht. Oma 30. sünnipäeva ühe parima kontserdi pidas ETR koos Läti tantsujuhtide rahvatantsurühmaga ja koos kohalike tantsijatega just Põltsamaal. Nalja saab seal ka. Kapell oli Triller, juhatas Siller ja nad mängisid meie peol kuni kella 7 ja nad olid väga solvunud, kui me tahtsime kell 4 magama minna, siis meil järgmine päeva jälle kontsert. Nad ütlesid, et me ei tohi nii vara koju minna, me ajame mehed üles. Ja sestap siis õppisime Põltsamaalt kaasa naljavolka.
Aga see, kui nad tegid niimoodi kahelt poolt, siis nad ei nuuskanud mitte nina, vaid aevastasid nuusk tubaka peale. Palmse, seal oli ETR-i töös ja elamises pööre meie rahvatantsude juurde. Meie olime esimesed, kes tantsisid sisse renoveeritud Aida põranda, rahvatantsudest koostatud kavaga, mida me seal samas õppisime. Nende hulgas ka Rakverest pärit Kreutz-polka. Nii et mõlemad tantsud õpetas meile nüüd maikuus oma 80. sünnipäeva pidanud Maie Orav. Ma räägin teile loo, kuidas sai Maie Oravast Majorov. Me olime Narva-Jõesuus suvekursusel ja tuleb see proua, kes on vahtjorka. See astub saali ja ütleb, et Majorov na telefonu! Majorov na telefonu! Meil ei ole Majorovi. No, Majorov on telefon. Kadunud tantsuõpetaja ilmselt kuusurit ütleb Maiele, et tuleb Maie, mine sina igaks juhuks vaata. Ja kõne oligi Maie Oravale. Ja sellest hetkest sai Maie Oravast Majorov ja seda on ta tänase päevani. Ja teine lugu, mis ta meil õpetas, on tuulistant. Mis süda ütleb sees? Rõõmustab. Hüppab. Vaata, ole ettevaateget välja ei hüppa. Ida-Virumaa ei ole ka ETR-ile võõras koht. Me oleme seal päris mitu korda õppimas käinud. Ja need Toilaküla tantsud, mida me nüüd hakkame ära tantsima, õpetas meile praegu ülevalt vaatab Heike Rõõmus. Ja nüüd kanname ette siis Heike poolt õpetatud Toilaküla tantsud.
improvisatsioonilised toiletantsud. Aga teate, mis ma nagu räägin? Ma näen siin üle mere tantsuõpetajat. Ma küsin, mitu tantsuseid leidsid sellest toiletantsudest? Mis mõttes, et nagu uut või? Vana. 3 suutsin ära lugeda. Tubli. Kas sa oskad need nimed ka öelda? See on mingi eksam, ei oska. Aga küsime siis siit. Kas sina, Kadri, oskad öelda, mis lood oli? Need olid nii tuttavad, et need on keele peal. Vaata, ei tule praegu välja. No varahommik ka keelitöötajast, aga Kadri? Kadri juba vastas ja Karin ei mäleta. Karin ei mäleta. See on umbes nagu selles ühes raamatus, et Eit mäletas, aga suri ära. Eeteril on kokkutulek olnud ka Hiiumaal, aga nõukaajal oli ju see välismaa. Sinna sai ju ainult piirilubadega ja nii edasi. Seal oli ka nädal otsa kokkutulek. Ja söögi alla ja söögi peale kaseke ja kaseke ja kaseke. Mitte see komm, mida sa mõtlesid praegu, jah, vaid Vene rahvatants püsi 1970. aasta tantsupeol. Ja Nelli Uustalu, ta meid vaevad nendega. Elasime kultuurimaja teisel korrusel, mingis garderoobis, kus olid riidega ja värkid niimoodi. Aga see kokkutulek lõpas alati peoga. Ja meestel number omaette. Ja keegi paotab kappi just. Enne imet, see on tõeliste öösärgi paeltega Vene sarafanid. Number sündis sel hetkel kaseke. Paneme siis need selga. Me suhtusime Nelli töösse väga suure lugupidamisega ja loominguliselt. Me lisasime sinna väikese kadrilli momendid ja läksime tagasi niimoodi ja Aga vaene Kullo Kivimets kadunuke tuli nii peenike poiss, et oleks võid luua varja taha peitu minna ja kõik sarafanid puusast muudkui lotendavad ja lotendavad. Abilised samast kohe võtta. Pandi padi põmdi siia, tõmmati rihmaga kinni ja siis jumal tänutud, et me uuesti proovisime. Nüüd, kui tekkis kadrilli moment, siis tahaks, et hopp-pum. Hopp-pum. Nalja see enam, kui poleks proovid, siis me poleks enam suutnud edasi tantsida. Aga tegelikult, kui esinesime, siis pealtvaatajate pilk kiindus hoopiski Lembit Mellese pealaele. Tal oli pealak juba kiilakas ja seal oli šleif. Ja kõik vaatavad, mismoodi see võib seista seal. Vastus oli aus ja lühike, knopkaga. Ja kui see Hiiumaal on, mis Hiiumaalt kaasa võtad? Ikka, Hiiu valts!
tantsujuhtide rahvatantsurühm tekkis Värskas, kui olid kuuaegsed uute tantsujuhtide koolid. Ja seal saa öelda, et eostati Värskas, aga sünd toimus Tallinnas. Selle eestvedajaks loomulikult oli Heino Aassalu, väga pikaaegne ETR-i juht, üldse üks väga kõva mees. Et kuna oli loodud koorijuhtide koor, puhkpilli orkestri juhtide orkester, rahvapilli orkestri juhtide orkester, et tantsijad ei saa maha jääda ja peab olema tantsijad. Alguse muidugi oli orientatsioon tundnud rohkem nagu lavatantsulle. Aga nagu ma ütlesin, et 8. valmisest oli 85. aastal, seal tekkis see pööre niimoodi. Võeti juurde ette ka lugupidamine rahvatantsule vastu. Nüüd me ehitame ühe tantsu, mis on see Kapolitistari. Ja see kõik toimus 55 aastat tagasi. 55. Kadri! Settu Kadri! Aga nagu esinejatel kombeks, ka meil on lisalugu valmis pandud. Et ei hakkaks rohkem üks lugu veel. Me hakata seda tegema ja valmistame selle juba ette. Ja selleks on ETR-i sünnist alates igal kontserdil tantsitud tants. Jällegi meie hea sõbra Kristjan Toropi seatud Ruhnu sünd.
Aitäh Pernole ja Tiinale. Aitäh teile kõigile. Nüüd te tulite meiega päikesetõusu tervitama. Hea armas ETR. Nii nagu juba Ülo küsis, et mis tunne on, süda rõõmustab. Tõepoolest. Soovin Eesti tantsujuhtide rahvatantsurühmale palju-palju õnne Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi nimel. Ja ERS, kes on katuseks Eestimaal toimetavatele tantsurühmadele, on igal juhul väga uhke selle kollektiivi üle, sest ta on oma näoga, ta on oma vaimuga ja lisaks kõikidele nendele erinevatele koolitustele ja koolidele, mis Eestimaal toimetab, siis tegelikult Eesti tantsujuhtide rühm on ka üks omamoodi kool meie tantsuõpetajatele. Nii et selle panuse eest suur-suur aitäh teile. Aga alati on pisut tublimaid ja mul on üle anda 2 väga tähtsat tunnustust. Ülo Luht, rääkida võib nii mõndagi. Kõik võimalikud tunnustused, mida Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts anda saab, on Ülo juba saanud. Ja seoses ETR-iga on põhjust talle neid anda jätkuvalt, sest ta ei suuda ennast tagasi hoida ja ka tänase kava on ta kokku pannud. Aga siiski me leidsime, et ühte märki sul ei ole ja see on pronksmärk. Kõige madalam märk, mida veel üldse rahvatantsumaastikul anda saab. Selle pead sa saama oma kollektsiooni. Ja teine, pisut tähtsam. Päris kindel, et sellel inimesel sellist tunnustust ei ole ja see on Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kõige kõrgem ja väärikam tunnustus, see on ERS-i aumärk. Ja ma arvan, et te olete põhjusega täna siin ja selle põhjuse on andnud üks ETR-i liige. Pikaaegne, ma ei tea, kui pikaaegne kodutöö jäi tegemata, aga Maive Udras, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts tänab südamega tehtud töö eest ja tunnustame ERS-i aumärgiga. Sinna, kuhu paned käe, paned ka südame. Ja meie siit MTÜ-st Võru Folkloorifestival oleme südamest tänulikud, et te oma juubelikontserdi tõite meile siia hommikusse Võru pärimustantsufestivali kaua. Aitäh teile selle eest! Praeguse ETR-i juhatus on Lea, astu ette, Egert, Allan. Pange tähele. Lea, Egert, Allan ongi Lea esitähtedega. Oma pikkuse kohta täitsa pikk. Ja nüüd võib võtta eeskuju kuulmise vilistlastes pildistamise juures, et jääks sinu nägus öeldakse kõik koos. Kiire sitt!